Ehk siis kohtusaaga Vol 2. Ma saan aru, et mingid huvitavad ägevad uued Covidi koroona või mis iganes uinja selle süsteemi välja mõeldud fabrikatsioon, nõuded ja piiranguid ja asjad, kõik on uued kehtima hakanud, mis kehtivad ametiasutustele ja OÜ liikmetele. Siis ma läksin vaatama ja arutama siis, mida see OÜ minust tahab. OÜ on siis nende mingi siniste päkapikkude trahvinõudeid ja kuna ma olen allkirjastanud need lepingud kunagi varasemalt ja iga asi katsetus omal ajal, siis tulin nüüd kohtusse ja kohtus all turvameeste äri hakkab jubisema uued määrused ja uued direktorid ja kõik on perses ja mina pean maski ette majama. No aga vaadake, mina ei tahtnud siia tulla. Teie tahtsite, et mina tulen siia. Nii et kui teie tahate maski, pange mask. Kui te tahate, mina panen, ei pane. Kui ei meeldi, ma olen minema. Mind ei huvita. Tulge pidage oma istungid, asja, kus iganes te tahate, mind ei huvita. Tegelikult ka. Lihtne. Helistati kohtunikule, kohtunik tegi ja võttis vastu ilma maskita kohtusaalis, andsin oma ütlused, küsis, et kas asenduskaristus. Et kas arest 5 päeva, selgitasin, et vabandage väga, aga teie aresti tunni hind on teie osaühingu poolt pakutatav tunni hind arestina on natukene lahja. Nimelt ma suudan ühte päeva enam efektiseerida enda ühte päeva, et ma teinin ühe päevaga rohkem, kui nemad pakuvad mulle ala 240 € konvertimiseks siis arestiks 5 päeva. See on nagu, ei aitäh, sellepärast, et teie makstav tunni hind on liiga väike. Ei ole huvitatud sellest. Ja hetkel mõtlesin, et proovis mingitele memmekestele kuskil puid vedada või lõhkuda või mingit sellist trikki teha, et nagu võtsime ÜKT-d, et siis lähme teeme natuke üldkasulikku tööd, sellepärast, et kui ma maksan selle trahvi ära, mis on ka variantidest alati, siis seda raha efektiivne kasutamine on lihtsalt nii puudulik. Selle OÜ teenus, mida ta pakub, on nii saast igas aspektis. Kui mina firmana pakun teenust täna inimestele ja ma pakuksin nii sitta teenust, kui seda pakub täna Eesti Vabariik OÜ kõikide oma allaüksustega, siis ma oleksin ammu pankrotis välja surnud. Ma ei saa aru, kuidas inimesed suudavad nii kehva teenust tarbida. Ametnikud ülbitsevad. Mul oli konkreetselt lähen sinna alla, tuleb mingi USS-i kuradi jumstükk tuleb kuradi haukuma ja klähvima. Ajab mingid mõttetut sogadust välja, mis ei seostu mitte millegi, ütleb, et määrused asja bla 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 bla. Lõpuks tuleb tagant toast vähe sirgama sellega meesterahvas välja, vaatasin ronis päris külje alla, küsisin ta käest, et teine kord, kui te lähenete mõnele meesterahvale, valige natukene vähem agressiivne meetod. Te külvate konflikti, et lihtsalt informatsiooniks teile. Aga tema oli ka ühene inimene, kellega oli võimalik seal rääkida. Tema oli see, kes ütles mulle, et mitte keegi sealt alt jumstükkidest, kuradi päkapikku, kes oma maskide asjadega seal on, ei otsusta, kas maski ette või mask maha. Rahulikult läksin sealt kõigest läbi ära, läksin kohtusaali sisse, sest kohtunik otsustas, et tema aktsepteerib seda, et mul ei ole maski ees. See on osaühingu sees, nad peavad saama toimida, nad ei pane never lukku seda asja sellises suhtes. Nemad tahavad saada meid sinna, nemad tahavad meid kontrollida, nemad tahavad meiega mingisugust huinjad korraldada. See viitab juba ainuüksi sellele, et see kontrollmehhanism peab saama ükskõik, mida tehes teid kontrollida. Nüüd on lihtsalt see, et kas sa tõmbad küüru ja varsti lased enda selle anaalpulgaga seda proovisõet võttava. Palgatšeki nimel ei ole mõtet lasta ennast päris mõnitada ja lolliks teha. No. Õnneks mul ei ole peremeest, et ma olen ise enda peremees ja minu peremees ei käsi mul suukorvi kanda. Ma olen valinud tervisliku eluviisi, mul ei ole vaja suukorvi kanda. Inimesed, võtke nagu vastutust ükskord enda eest, nagu kaua te lasete ennast nagu mõnitada ja alavääristada. See on vaatad suured mehed kuradi puffis. Kurat, te olete nagu kuradi juudi lõhnapuud või kuradi auto lõhnakuused omadega. Haise tulemini kui lõhnakuusk, aga muidu täiesti kasutud tolgused. Suured mehed, aga nagu kuradi iseloomu poolest nagu chihuahuad. Mitte midagi ei julge teha, suukorv on ees.
mis kuradi mees sa oled, kui sa suukorvi ette paned? Mis kuradi mees sa oled, kui mingi pisikene kuradi turva tädikene teeb, pange suukorvi ette! Ja sa paned suukorvi ette ja tõmbad küüru. See ei ole ju mingi kuradi mees, seda äbarikki kurat võtaks. Hakake meesteks. Naised on ka täna tugevamad kui mehed.